tere! Täna räägime Angela Merkelist. Jah, on aasta 2026. Ta ei ole olnud juba võimul päris kaua aega, aga hiljuti sai ta Euroopa Liidult kõrge tunnustuse. Ja kui seda vaadata mingi tavainimese pilguga, siis on nagu täiesti tekitas ikka õigustatud küsimus, et nagu miks tema? Miks siis nagu Merkel? Aga kui vaadata asja nagu Euroopa Liidu enda vaatenurgast, siis vastus on üsna lihtne. Loomulikult just tema. Kes siis veel? Sest Angela Merkel ei olnud lihtsalt Saksamaa kantsler. Ta oli üks olulisemaid poliitikuid, kes kujundas selle Euroopa, milles me praegu elame. Kas see Euroopa teile meeldib või mitte, on juba teine küsimus. Aga süsteemi enda seisukohalt tegi Merkel oma töö ära. Ja ta tegi seda üsna tõhusalt. See tunnustus on mõnes mõttes ka Euroopa Liidu enda nii-öelda eneseõnnitlus. Et nagu institutsioon annab medali inimesele, kes aitas seda institutsiooni tugevdada. Mitte rahvahääletuse tulemusena, mitte nii, et Euroopa kodanikud ütlesid, et jah, just tema on meie lemmik. Pigem on see nagu siseringi loogika. Süsteem tänab inimest, kes süsteemi hästi teenis. Ja selles mõttes on isegi nagu väga raske üllatuda. Kui Euroopa Liit peaks andma auhinna inimesele, kes on kõige rohkem ainult kaasa Euroopa Liidu praegusele poliitilisele ja institutsionaalsele kujule, siis kellele nad veel selle peaksid andma? Viktor Orbanile või AfD juhile? Või mõnele muule euroskeptikule? Muidugi mitte. Nad annavad selle Merkelile. Ja vist nii-öelda, nende vaatevinklist on see väga loogiline. Räägime nagu natukene Merkelist, et ta püsis võimul 15-16 aastat. Ja demokraatlikus riigis on see nagu väga pikk aeg. Tavaliselt demokraatias võim vahetub. Üks partei võidab, siis väitsitakse temast ära, tuleb teine. Inimesed nagu tahavad muutust. Skandaalid kogunevad, majandus kõigub, uued teemad tulevad peale, vana juht muutub tüütuks. Igasugused põhjused on. Välja arvatud Orban. Orban oli korrupant, nagu meile räägitakse. Oli ka. Putin, kes on tegelikult tsaar, kes meil veel on. Ja siis rohkem jällegi ongi neid 2 tükki. Nüüd on üks alles. Aga läheme edasi. Merkel püsis 15-16 aastat, täpselt ei mäleta. Ja ta ei püsinud nagu võimul mingi autoritaarse nagu kujuna, vaid demokraatilise poliitikuna. Ta ei käitunud nagu Putin, kelle poliitilised vastased nagu kippusid mingil kummal põhjusel akendest alla kukkuma. Ta ei teinud mingisuguseid nõukogude stiilis repressioone. Ta ei valitsenud tankide ja gulagide abil. Ja ta ei muutnud nii-öelda Saksamaad mingit vanamoodsaks diktatuuriks. Selle asemel tegi ta midagi palju moodsamat ja poliitiliselt palju huvitavat. Ta vallutas nii-öelda keskmise poliitilise suuna või osa. Ja see nagu ongi see Merkeli poliitika mõte või tuum. Et ta võttis Saksamaa poliitilise keskme enda rolli alla ja tegi kõik selleks, et ei vasakult ega paremalt tekiks mingid jõudu, kes saaks nagu keskme üle võtta. Kõlab lihtsalt, aga tegelikult see on väga osa strateegia. Ja seda me näeme ka praegu teistes nii-öelda demokraatlikes riikides, eriti Euroopas, kus seda kas tehakse või üritatakse teha. Sest paljud üritavad teha, aga neile õnnestu see nii-öelda. Ma räägin täpselt, miks.
et Merkelil oli nagu, noh, ta oli pädev selles mõttes, selles, mis ta tegi võimul olemises. Et ta ei pidanud kogu aeg olema nagu ideoloogiliselt järjekindel. Vastupidi, tema tugevuseks oli paindlikkus. Ehk siis, tegu ei olnud inimesega, kellel oli mingisugune ideoloogia, millest ta võitles. Tegu on nii-öelda meie tavalise standardsem poliitikuga, kelle ülesanne on võimul püsida. Mitte rahvast aidata, mitte ideoloogilist mingit suunda arendada, vaid tuimalt püsida võimul. Et kui mõni teema hakkas nagu ühiskonnas populaarseks muutuma või mõni äärmuslikum või näiteks mingi süsteemiväline jõud sai selle teema abil nagu rahva toetuse, siis Merkel ei hakanud tingimata ainult vastu võitlema, vaid ta võitis selle teema üle. Täpsustan, et näiteks kui rohelised nagu roheliste populaarsus kasvas tuumaenergia nagu vastasuse pealt, nad olid tuumaenergia vastu, siis Merkel võttis tuumaenergia sulgemise poliitika ise üle. Kui parempoolsemad jõud hakkasid teatud teemadel populaarsust koguma, siis võeti sealt samuti osa retoorikast või nagu lubades üle. Mitte nagu kogu programmi, vaid mitte kogu selle poliitilise mõtte, aga piisavalt palju, et osa valijatest ütleks, et olgu, miks ma peaksin nagu hääletama uue mingisuguse ebakindlama jõu poolt, mingi uue partei poolt, kui praegune valitsus lubab mulle sisuliselt sama asja. Aga noh, neil on juba võim, neil on juba amet, neil on mehhanismid, nad on nagu nad positsioonil seda muutma. Ja see on väga efektiivne. Kui uus partei ütleb, me sulgeme tuumajaamad, siis valijal on risk. Nad võivad mitte võimule nagu saada, nad võivad koalitsioonis lahustuda või siis näiteks vähendada oma lubadusi. Saada võimule koalitsioonis ja siis koalitsioon nagu ütleb, et me ei ole päris nii palju nõus, teeme vähem asju. Ja või nad lihtsalt võivad nagu ebaõnnestuda. Aga kui valitsev partei ütleb, et okei, me sulgeme need ise, siis võetakse nagu uue partei põhiteema lihtsalt nagu käest ära. Ja kui teema käest ära võetakse, jääb nagu vastan õhku rippuma, et nagu, mis me nüüd teeme? Et nagu ei olegi midagi teha. Ja see oligi nagu Merkeli meetod. Ta ei hävitanud nagu vastaseid jõuga, ta lihtsalt neutraliseeris neid poliitiliselt. Näiteks praegused poliitikud Euroopas ja Inglismaal viimased aastad näiteks on väga tugevalt massimigratsiooni poolt olnud. Ja nüüd on viimase aasta jooksul erinevatel põhjustel saanud populaarsust parempoolsed, kelle üks põhilisemaid loosungid on kas piirata migratsiooni, null viia migratsiooni või siis tagasi saata kõik problemaatilised tegelinskid. Ja nüüd ongi huvitav vaadata, et ilmselt me näeme seda paari kuu jooksul, ma arvan, võib-olla natuke rohkem. Kus siis Saksamaa kantsler Merz ja Inglismaa peaminister, võib-olla teised maad ka, aga need on need kõige huvitavamad, hakkavad siis järsku, teevad 180, ütlevad, et jah, okei, et me ei saa rohkem toetada seal massimigratsiooni, hakkame inimesi välja saatma. Täpsustan, nad ei ütle seda nii karmilt, nad ütlevad, et tuleb piirata,
tuleb tegeleda sellega, nad teevad mingisuguseid siukesi poollahjasi lubadusi ja eks me vaata, kuidas sellega saab, kuhu nagu see läheb. Aga mina arvan, nad üritavad siukese Merkeli moodi teha. Oma asi on see, et isegi kui nad lubavad, kas nad reaalselt midagi teevad, nad võivad lihtsalt mingi enne valimisi lubada ja reaalselt mitte teha. See on ka variant. Aga noh, me räägime hetkel Merkelist. Merkeli eelis, mitte eelis, aga tema eripära oligi see, et ta nagu lubas vähem kui need äärmuslased või uus partei. Aga ta tegi seda. See on see põhiline asi, miks ta nii kaua võimul püsis. Aga jah, lähme sinna samasse selles Saksamaa tuumaenergeetika näitele, et Saksamaa loobus tuumaenergiast. Ja noh, täna näeb see otsus välja eriti absurdne, arvestades Euroopa energiakriisi, Ukraina sõda, gaasisõltuvus Venemaast ja üldist energiajulgeoleku olukorda. Aga te peate aru saama, poliitikud ei ole võimul selle jaoks, et arendada riiki, viia edasi riiki. Nad on tuimalt võimul, et saada raha, et hoida oma kohta, hoida oma hüvesi, saada hüvesi. Ja neid tuleb vaadata selles kontekstis. Natukene isiklikku siis veendumust, et miks ma näen seda sellisena. Lihtsalt sellepärast, et meil Eestis kui ka põhimõtteliselt Euroopa riikides puudub seadused, mis nagu tänu millele me saaksime võtta nad vastutusele. Näiteks. Toome Eesti näite. Kui seal Kaja Kallas ütleb, et maksud ei tõuse. Okei, võib-olla see on halb näide, aga vahet ole. Ühesõnaga, kui poliitik valimise ajal, kampaania ajal lubab ühte asja, ja siis kui ta saab võimule, teeb teist asja. Mitte isegi näiteks, et kõik koalitsioonis võib olla ja nii, aga kui ta on nagu põhiline see enamus nagu, kes otsustab, mida nad teevad sisuliselt. Ja ta teeb täpselt risti vastupidi. Siis ma näen, et kodanikel peaks olema mehhanism, millega nad võiksid kas umbusaldust teha või siis hääletada selle otsuse vastu. Või siis võiks olla nagu otse demokraatia tähtsate küsimuste ajal osas. Nagu näiteks seal Šveitsis. Meil on siiamaani otse demokraatia. Aga jah, ühesõnaga, minu veendumus seisneb selles, et kuna kodanikel puudub mehhanism, millega võtta vastutusele poliitikuid, siis sellest tulenevalt on tekkinud olukord, kus poliitikud ei pea enam riigi hüvanguks tegema otsuseid. Nad ei pea enam riiki edasi viima, nad ei pea seda arendama. Neile lihtsalt piisab nii-öelda luua stabiilsem olukord ja siis hoida oma soe koht ja võimaluselt natuke raha või võimu teenida kõrvalt. Aga lähme edasi. Jah, ühesõnaga, Saksamaa loobus tuumaenergiast. Väga absurdne olukord. Ei arvestatud ei Euroopa energiakriisi, ei arvestatud Ukraina sõja, ei arvestatud gaasisõltuvust Venemaast ja üldist nagu energiajulgeoleku olukorda. Võib-olla loobusid nad enne Ukraina sõda, aga samas oli nagu kriis Ukrainas juba 14. aastal, nii et igal juhul sellega oleks pidanud arvestama. Aga kui minna tagasi sellesse aega,
mil neid otsuseid tehti, siis tuleb nagu aru saada poliitilisest kontekstist. Saksamaal oli tuumaenergia vastasus juba piisavalt tugev ja pikalt. Ja külma sõja ajal ja pärast seda oli nagu Lääne-Euroopas, eriti Saksamaal, palju tuumaenergia vastast aktivismi. Sellele aitas kaasa ka Nõukogude Liidu ja hiljem ka Venemaa huvi. Venemaa jaoks oli täiesti loogiline, et Euroopa ei arendaks liiga tugevat tuumaenergeetikat ja kui Euroopa toodab ise palju elektrit tuumaenergiast, ostab ta vähem Vene gaasi. Ja kui ta ostab vähem Vene gaasi, on tal Venemaaga suheldes nõrgem positsioon. Ja see ei ole nagu mingisugune, siin ei pea olema mingi müstiline vandenõu teoreetik või midagi sarnast. Riigid ajavadki oma huve. Kui Venemaa saab väikese raha eest toeta liikumisi, mis nõrgendavad Euroopa energiasõltumatust, siis miks ta ei peaks seda tegema? Jah, Venemaa on toetanud neid igasugusi rohelisi liikumisi, mis on tuumaenergeetika vastu. Ta on toetanud, ta toetab edasi. Täpselt sama asja teevad ka hiinlased, ameeriklased. See on täiesti normaalne tegevus. Ja ei saa nagu maailmas ringi liikuda mingisugused roosad prillid ees, et ei, inimesed ei ole sellised, kõik on head, kõik on ausad ja nii edasi, nii edasi. Aga lähme edasi. Et lääne avalikkus oli nagu samal ajal väga vastuvõtlik tuumaenergiahirmudele. Tšernobõl oli kollektiivses mälus, popkultuuris kujutati radioaktiivsust, millega mingisuguse müstilise kurjusena. 90ndate keskkonnaliikumine ei olnud veel täpselt see süsiniku ja kliimakeskne liikumine, mida me hetkel näeme. Tol ajal oli nagu juttu rohkem metsadest, jõgedest, loomadest, saastest ja tuumaohust. Ning siis juhtus Fukushima õnnetus. Ja pärast Fukushimat läks kohe Saksamaa avalik arvamus tuumaenergia vastu eriti tugevaks. Ja rohelised hakkasid küsitlustes tõusma. No need poliitilised küsitlused, et keda sa toetad ja mille poolt sa oled. Ja roheliste põhisõnum oli lihtne, väga lihtne. Tuumajaamad tuleb sulgeda. Kõik. Nagu sellel Magyaril. Orban tuleb maha võtta. Lihtne üks küsimus. Aga ja Merkel nägi ohtu. Mitte tingimata ohtu planeedile, mitte tingimata ohtu nagu inimkonnale, vaid ohtu valimistel, ohtu kaotada oma koht. Ja poliitiku jaoks on kõige hirmsam asi, tihti mitte ühiskondlik katastroof, vaid oma koha kaotamine. Kui sa istud mugaval ametikohal, sul on võim, staatus, privileegid, ligipääs ja mõju. Ja sa ei taha seda kaotada. Väga inimlik, mitte tingimata ilus, väga inimlik. Ja kui CDU või SPD poliitik nägi, et rohelised võivad tema koha ära võtta, siis muutus olukord väga praktiliseks ja pakiliseks. Merkel võttis roheliste platvormi üle ja ta sisuliselt ütleski, jah, okei, sulgeme kõik tuumajaamad. Ja korraga oligi roheliste põhiline valimisteema valitsuse enda käes. Ja mis mõtet on siis hääletada roheliste eest, kui nagu valitsus ise selle ära teeb. Ja poliitiliselt on see väga tark. Riiklikult ja strateegiliselt võib selle üle pikalt vaielda, aga poliitilise võimu säilitamise seisukohalt oli see väga tõhus.
räägime natuke erinevustest Merkeli ja teiste vahel, kes on praegu meil võimul. Kes olid ka, aga noh, ütleme, kes on praegu. Et seda strateegiat on nagu proovitud ka mujal. Näiteks Suurbritannias on konservatiivid püüdnud nagu aastat võtta üle Nigel Farage'i ja parempoolsete immigratsiooni teemasi. Nad lubasid piirata ebaseaduslikku rännet, lubasid seada piire, lubasid karmivat poliitikat. Ja noh, siin tulebki see oluline vahe sisse. Merkel võttis vastaste teema üle ja viis selle ellu. Aga Briti konservatiivid võtsid teema üle, võitsid sellega hääli, aga jätsid suure osa lubadustest tegemata. Ja noh, valijad panid selle lõpuks tähele. Ja noh, maksid kätte järgmiste valimiste ajal. Ja noh, Merkeli strateegia töötab ainult siis, kui sa nagu midagi päriselt ära teed. Sa ei pea võtma sa ei pea üle võtma nagu kogu vastase poliitilise programmi. Sa ei pea tegema kõige radikaalsemat versiooni. Piisab, kui sa teed mingisuguse lahja variandi, et mis oleks nagu piisav, et valija usuks. Jah, okei, nad viisid selle ellu. Võib valitsusse poolt edasi hääletada. Aga noh, kui sa ainult lubad ja siis ei tee, siis noh, see nagu ei tööta. Ja Merkel sai sellest väga hästi aru. Jõuame nagu ühe palju laiemasse küsimuseni, tähtsamasse ja sügavamasse küsimuseni on see, et kuidas selline inimene nagu siis Merkel nagu Saksamaad nägi. Klassikalises mõttes peaks riigijuht nägema oma rahvast kui kogukonda, mille huve ta kaitseb. Riik kogub makse ja vastutasuks pakub kaitset, korda, järjepidevust ja mingit tunnet, et poliitiline võim on seotud konkreetse rahva, kultuuri ja ühiskonnaga. Merkeli puhul jäi sageli mulje, et Saksamaa oli tema jaoks pigem majanduslik piirkond. Tugev tootmisbaas, Euroopa Liidu mootor, maksutulu allikas. Vahend suurema rahvusülese projekti teenimiseks. Ja ma arvan, et enamus poliitikuid nendest riikidest, mis siin kanalil räägime, täpselt samasugused, kes lihtsalt näevad seda majanduspiirkonnana, seda riigi, kus nad on. Inglismaa, Austraalia, Uus-Meremaa, Saksamaa, Iirimaa, see sama Hispaania, kes pool miljonit neid migrante kodanikeks tegi. Aga okei, läheme edasi. See, et Merkel niimoodi oma riiki nägi, see ei tähenda, et ta ei osanud nagu Saksamaad juhtida. Ta oskas väga hästi juhtida. Aga küsimus on, kelle huvides see juhtimine lõpuks toimus. Saksamaa töötaja, maksumaksja ja tööstus andsid selle projektile jõu. Saksamaa kandis Euroopa Liidu sees ebaproportsionaalselt suurt koormat ja Merkel kasutas seda jõudu Euroopa projekti tugevdamiseks. Sellepärast Euroopa Liit teda tänabki. Mitte sellepärast, et iga Saksa kodanik tingimata tema poliitikast võitis, vaid sellepärast, et Euroopa institutsioonid võitsid. Teine suur näide on rändekriis. Merkeli otsus avada Saksamaa uksed suurele hulgale varjupaiga taotlejatele ei mõjutanud ainult Saksamaad, see mõjutas kogu Euroopat. Kui inimene jõuab Saksamaale, siis on ta sisuliselt juba Euroopa Liidus. Ja kui Euroopa Liidus on sisepiirid avatud, siis ühe suure liikmesriigi otsus ei jää ainult selle riigi siseküsimuseks. Täpselt sama näide, miks ma hiljuti tööd. Kui Hispaania laseb 500 000, pool miljonit migranti kodanikusta teha, see tähendab, et nad on Euroopa kodanikud, see tähendab, et nad saavad Euroopa Liidus
ilma probleemideta igal poole minna. Jällegi, nagu oleks riigi siseküsimus, aga mõju ulatub antud riigist, Hispaaniast kaugemale. Noh, aga jah, see ongi nagu Euroopa Liidu eripära, et Saksamaa teeb otsuse, Hispaania teeb otsuse, aga tagajärjed kanduvad teistele üle. Kui Merkel ütles, et tulge, siis inimesed tulid. See ei ole isegi küüniline märkus, vaid lihtsalt loogika. Kui rikkam riik saadab signaali, et ta pakub kaitset, toetusi, võimalust sisse pääseda, siis loomulikult inimesed liiguvad selle poole. Täpselt samasuguse märke annab ka Hispaania otsus legaliseerida 500 000 migranti. Ma pean täpselt vaatama, kas need olid migrandid või need olid illegaalmigrandid. Jaa, illegaalid. 2 tundi tagasi Spain to legalize over 500 undocumented migrants and plan to boost economy. See oli 2 tundi tagasi tuli välja. Jah. Et Hispaania võttis otsuse. Ja nüüd nad saavad legaalseks Euroopa Liidu kodanikuks, siis nad võivad minna sinna, kuhu tahavad. Ja ma ei arva, et nad jäävad Hispaaniasse tööle. Ma arvan, et lähevad edasi Saksamaale. Sest nüüd nad on või kuskile mujale. Aga noh, ega see vahet ei ole. Põhimõtteliselt, et ühe riigi otsus mõjutab tervet Euroopat. Aga liigume edasi. Noh, selle ümber nagu tekkis terve süsteem. Juristid, MTÜ'd, majutusteenuse pakkujad, poliitikud, ametkonnad, integratsiooniprojektid, toetused, kohtuvaidlused, deportatsiooni vaidlustamised, ühesõnaga terve tööstusharu. Ja kui selline süsteem juba tekib, siis ta hakkab ennast ise kaitsma. Ja see on üks moodsa poliitika reegleid. Ajutine kriisimeede muutub sageli püsivaks institutsiooniks. Ning kui institutsioonil on eelarve, töötajad, huvid ja moraalne õigustatus, siis on seda hiljem väga raske tagasi pöörata. Ja kui hakkad pöörama, kutsutakse sind rassistiks või midagi muuks. Huvitav on ka näiteks Ursula von der Leyeni näide. Kui ta oli Saksamaa poliitikas, toetas ta suunda, mis viis tuumaenergia sulgemiseni. Hiljem Euroopa Liidu tasandil hakkas kõlama hoopis jutt, et tuumaenergia võib olla Euroopa energiajulgeoleku tulevik. Esmapilgul paistab see silmakirjalikkusena. Aga tegelikult on see pigem päris poliitika. See ongi päris poliitika. Kui von der Leyen tegutses Saksamaa poliitikas, olid tema stiimulid seotud Saksa sisepoliitikaga. Rohelised tõusid, tuumaenergia vastasus oli populaarne, parteidel oli vaja oma positsiooni kaitsta. Ja nüüd, kui ta tegutseb Euroopa Liidu tasandil, siis on stiimulid teised. Seal ei ähvarda teda Saksa rohelised samal viisil. Seal on esiplaanil Euroopa energiajulgeolek, sõltuvus välisest energiast ja tööstuse konkurentsivõime. Inimene võib sama teema kohta eri ametites väga erinevat juttu rääkida. Mitte sellepärast, et ta oleks tingimata segaduses, vaid sellepärast, et tema poliitiline keskkond ja huvid on muutunud. See ei tee asja ilusamaks, aga see muudab selle arusaadamaks. Miks inimesed, poliitikud niimoodi käituvad. Räägime Friedrich Merzist natukene, jah. Et jah, ühesõnaga. Merz ütles, et Saksamaa ei saa lihtsalt eelmise valitsuse rumalaid otsuseid tagasi pöörata. Ja kuigi see kõlab absurdse nagu vabandusena, on seal oma loogika.
tuumaelektrijaama sulgemine ei ole nagu tule kustutamine korteris ja siis uuesti nagu põlema panemine. Kui reaktorid suletakse, kui tarneahelad tagunevad, kui spetsialistid liiguvad mujale, kui lepingud sõlmitakse alternatiivse energiaallikate ümber, kui infrastruktuur muutub, siis tagasipööramine on kallis, aeglane ja juriidiliselt keeruline. Pluss lisaks Saksamaa on väga bürokraatlik riik. Väga bürokraatlik. Ja teatud mõttes on see nagu teadlik disain. Pärast teist maailmasõda kujundati Saksamaa poliitiline süsteem selliseks, et üks tugev juht ei saaks liiga lihtsalt kogu riiki enda kätte koondada. Sellel olid omad plussid, aga kriisi olukorras tähendab see, et põhikurssi on väga raske muuta. Kui seadused on vastu võetud, ametkonnad liiguvad, lepingud kehtivad ja huvigruppidel on oma positsioonid, siis isegi halb otsus muutub nagu süsteemi osaks. Ja kui see juba juhtub, siis poliitik saab öelda, jah, võib-olla oli halb mõte, aga nüüd on liiga hilja. Väga mugav, aga paraku mitte vale. Mis me räägime? On olemas nagu selline kiirendamise müüt. Eesti keeles võib-olla ei kõla see kõige parem, aga internetis levib selline populaarne mõte, et las asjad lähevad hullemaks, siis inimesed saavad aru ja hakkavad õigesti valima. Ja see kõlab loogiliselt ainult teoorias. Praktikas harjuvad inimesed halva olukorraga ära. Mitte niisama pole meil see rahvatarkus, et kuidas onna keeta. Tuleb alustada madalalt temperatuurilt järk-järgult temperatuuri suurendada, kuni ta lihtsalt üks kord välja enam ei hüppa. Ja siis nii saabki konnasuppi. Aga jah, praktikas harjuvad inimesed nagu halva olukorraga ära. Kui energiahinnad tõusevad, ollakse alguses vihased. Kui see kestab piisavalt kaua, muutub see uueks normaalsuseks. Inimesed kohanevad. Nad vähendavad tarbimist. Nad maksavad rohkem, nad nurisevad vähem ja poliitikud pakendavad selle ümber mingisuguse moraalse loo. Me päästame planeeti, me teeme roheüleminekut, me kanname vastutust. See ei tähenda, et inimesed oleksid rahul, aga rahulolematus ei muutu automaatselt poliitiliseks jõuks. Sellepärast see nii-öelda kiirendamise loogika sageli ei tööta. Halvem olukord ei too automaatselt paremaid otsusi. Mõnikord toob see lihtsalt madalamaid ootusi. Pealegi, kui te meenutate revolutsioone, Venemaa revolutsioone, siis kui need kommunistid võimule tulid Tsaari Venemaal ja ka siis, kui põhimõtteliselt Venemaa Nõukogude Liit kokku parises. Ega seal nagu elu väga hea ei olnud. Nad kannatasid väga palju kannatasid, enne kui üldse midagi tekkis. Enne kui üldse mingisugused mässud tekkisid. Et kui võrrelda meie olukorda nii-öelda Venemaa revolutsiooni perioodidega, siis ütleme niimoodi, et me võime veel päris kaua kannatada, enne kui midagi muutub. Aga jah, üks huvitav osa Merkeli pärandist puudutab ka poliitilise süsteemi muutmist üldisemalt. Et vana demokraatlik loogika ütleb, et poliitik saab oma legitiimsuse rahvalt.
rahvas valib ta, rahvas maksab ta palga ja rahvas võib teda ka kritiseerida. Vajadusel väga teravalt. Kui kodanik nimetab poliitikut rumalaks, siis see ei peaks olema nagu demokraatilises riigis probleem. Poliitik ei ole kuningas. Ta ei saa oma võimu jumalalt, ta ei tule võimule mõõgaga, ta on seal rahva mandaadi kaudu. Kui rahvas on legitiimsuse allikas, siis peab rahval olema õigus poliitikut kritiseerida. Aga moodne Euroopa liigub kohati teises suunas. Ühe rohkem näeme mõtteviisi, kus poliitiku legitiimsus ei tule enam niivõrd rahvalt, vaid institutsioonidelt. Partei aparaadist, ametkondadest, akadeemiast, meediast, kohtud, mingisugused rahvusvahelised struktuurid, mingid finantsasutused. Need annavad inimesele staatuse. Need kinnitavad, et ta on sobiv. Ja need hoiavad teda süsteemis. Ja kui legitiimsus tuleb institutsioonidest, siis muutub tavakodanik teisejärguliseks. Sellises maailmas ei ole kõige olulisem küsimus enam, mida rahvas tahab. Küsimus on, mida süsteem lubab. Ja see on täiesti teine mäng. Saksamaa puhul on näha ka seda, kuidas vanad au ja solvamisega seotud seadused saavad digiajastul nagu uue tähenduse. Kui keegi solvas näiteks mingi 100 aastat tagasi linnapead kõrtsis, siis see jäi nii-öelda tõenäoliselt kõrtsi. Täna aga kirjutab mingi teismeline midagi sotsiaalmeedias ja see jääb alles. Seda saab pildistada, levitada, menetleda ja vajadusel kasutada. Nii tekib olukord, kus vana seadus ja uus tehnoloogia kohtuvad. Ja tulemuseks on palju karmim kontroll avaliku kõne üle. See ei ole nagu klassikaline türannia. Keegi ei saada sind tingimata vangilaagrisse, aga sind võib trahvida. Sind võib tööalaselt survestada. Sind võib ühiskondlikult isoleerida. Sind võib panna kartma, et üks vihane postitus läheb sulle kalliks maksma. Hoolimata, et see oli näiteks 10 aastat tagasi. Või siis näiteks, kui sa tahad soovid minna poliitikasse valitseva partei vastu, ühel hetkel koputab sulle politsei ukse peale ja ütleb, et sa postitasid seda 10 aastat tagasi, et mõtle, kas sa soovid nii-öelda poliitikasse minna. Sest kui sa lähed, siis me oleme kohustatud sind trahvima ja kohtusse andma. Aga jah, see on nii-öelda uus moodsam viis, kuidas korda hoida. Mitte läbi hirmu, et öösel tuleb must auto, vaid läbi hirmu, et homme tuleb kiri, menetlus, trahv või näiteks pangakontoga probleem. Ja siin jõuamegi legitiimsuse juurde. Legitiimsus tähendab lihtsas keeles seda, et miks inimesed üldse lepivad võimuga. Miks nad maksavad makse, miks nad järgivad seadusi. Miks politsei täidab käske, miks kohtunik teeb otsuse. Miks ametnik rakendab poliitikat. Kui süsteemil on legitiimsus, siis inimesed võivad nuriseda, aga nad järgivad reegleid. Kui legitiimsus kaob, siis ei pruugi esimene märk olla nagu revolutsioon. Inimesed ei lähe alati tänavale. Sageli nad lihtsalt lõpetavad uskumise sellesse süsteemi. Rikkad lahkuvad, ettevõtted kolivad, ametnikud täidavad käske loiult. Politsei ei taha teatud asju menetleda, kohtud ei taha poliitilisi juhtumeid tõsiselt võtta. Kodanikud ei tunne enam mingit lidet riigiga. Nõukogude liit ei lagunenud ainult sellepärast, et keegi pidas mingi halva kõne,
ta lagunes ka sellepärast, et inimesed lõpetasid süsteemi uskumise. Uskumise süsteemi. Käsud anti edasi, aga ühel hetkel ei võtnud neid enam keegi piisavalt tõsiselt. Euroopa praegune probleem on selles, et ta tahab üha rohkem liikuda institutsionaalse legitiimsuse poole. Ehk usaldage eksperte, usaldage ametkondi, usaldage komisjone, usaldage protsessi. Aga rahvusriigi demokraatlik legitiimsus põhineb teisel asjal. Seal on oluline, et kodanik tunneks, et see riik on mingis mõttes tema oma. Ja kui see tunne kaob, jääb alles haldusmasin ainult. See võib töötada kaua, aga küsimus on, kui sügav on selle nii-öelda kodaniku lojaalsus kriisi ajal. Kas mitte hiljuti näiteks ei olnud Saksamaal sükene huvitav poliitiline kriis, et nad tegid küsitlusi, et kui palju on valmis, kui palju noortest meestest on valmis kaitsma Saksamaad mingi relvastatud konflikti ajal. Ja tuli välja, et ei olnud väga palju inimesi nõus kaitsma seda riiki. Ja siis tuleb välja, et inimesed pigem lihtsalt jooksevad ära riigist, kui toimub mingi olukord. Nojah, ja siis tuli veel uudis see, et Saksamaa keelab, mitte ei keela, vaid kui sa soovid, kui sa oled mingi sõjaealine või midagi sarnast. Sõjaealine meesterahvas, keda võib nagu kutsuda kriisi ajal sõjaväkke, siis kui sa oled selline inimene, sakslane, ja sa lahkud riigist mingisuguseks pikemaks ajaks, sa pead riigilt luba küsima. Sa ei või niisama riigist välja minna. Seadus, mis kohustab mehi nõusolekut küsida. Nad vist suspended või? Suspends military proof for long stays abroad for men under. Võttis tagasi. Ühesõnaga. Panid tähele, tegid küsitluse, tahtsid mingi seaduse vastu võtta ja tuleb välja, et keegi ei soovinud. Kellegi ei meeldis see seadus. Aga jah. Läheme edasi. Aga jah, selles mõttes oli Merkel nagu ideaalne poliitik süsteemi jaoks. Ta oli rahulik, ta ei mõjunud nagu radikaalsena, ta ei kaardinud, ta ei käitunud nagu revolutsionäär. Ta ei näinud välja nagu inimene, kes tahaks kogu ühiskonda nagu ümber pöörata. Aga just selle rahuliku stiili taga liikus Saksamaa koos sellega suur osa Euroopast väga olulisel määral edasi nii-öelda rahvusülese, institutsionaalse ja tehnokraatliku poliitika suunas. Merkeli geniaalsus ei olnud selles, et ta oleks rahvale suuri kirglikke kõnesi pidanud. Tema geniaalsus oli selles, et ta tegi suuri muutusi viisil, mis tundus administratiivne, vältimatu ja mõõdukas. See on palju efektiivsem kui dramaatiline revolutsioon. Kui sa karjud, tekib vastureaktsioon. Kui sa teed sama asja rahulikult, koosolekutel, koalitsioonilepetes, seaduse muudatustes ja pressikonverentsidel, siis inimesed märkavad tulemust tihti alles hiljem. Ja kogu loo kõige olulisem osa ongi see, et Merkel oli erakordselt osav võimuhoidja, oskas vastaseid neutraliseerida,
institutsioone kasutada ja avalikku arvamust juhtida. Ta sai aru, et poliitikas ei pea alati võitma vaidlust. Mõnikord piisab sellest, kui sa võtad vastase loosungi, eemaldad seal kõige teravamad osad ja teed selle enda poliitikaks. Selle tulemusena püsis ta võimul üle 15 aasta. Ja Euroopa Liit annab talle nüüd medali. Ja nende vaatenurgast on see täiesti loogiline. Küsimus on ainult selles, kas tavaline eurooplane peaks selle üle sama rõõmus olema. Aga jah, aitab küll.